Tänases videos ma siis näitan, kuidas ma meisterdasin mahagoni puidust CNC freespingiga siukse karbikese, mis on siis mõeldud Apple iPad pliiatsi jaoks. Et selline sai lõpptulemus, et puidu viimistlesin ma mingisuguse õliga. Siin videos on siis näha freesimist, programmeerimist, käed kämmi siis ja viimistlemist ja õlitamist. Et muutsin nagu midagi erilist ei olegi. Et kui see peaks huvi pakkuma, siis jätkake video vaatamist. No nii, selline on siis tänase projekti algmaterjal, et tegemist on mahagoni puiduga ja üritaks sellest siis selle iPadi pliiatsi karbi välja meisterdada. Selleks ma kavatsen kasutada CNC freespinki ja lõikaks sellega siis need karbi kaks poolt siit välja. Esimene probleem, mis kohe selle toorikuga on see, et ta on natukene kõver, ehk siis ta kõigub kahe nurga peal ja üritaks ta sirgu saada. Ja selleks ma kavatsen siis kasutada vaakumlaua peal alumiiniumplaati, mis on siis vaakumiga kinni. Ja selle puiduplaadi üritan ma kuuma liimiga selle alumiiniumplaadi külge panna. Ja just niimoodi, et ta jääks nagu neutraalsesse olekusse, siis mitte ei tõmba teda jõuga näiteks vaakumiga laua külge kinni. Et siis tekib see olukord, et tõmbab ta laua külge vaakumiga sirgu, freesin üle, võtan vaakumi maha ja siis ta tõmbab uuesti banaani ennast. Et sellest ei ole nagu mingit kasu. Ehk siis üritaks ta stabiilselt kinni hoida ühest nurgast ja siis ümber ringi paar punkti panna seda kuuma liimi, et siis ta jääb nagu neutraalses asendis siia plaadi peale kinni. Ja siis freesiks selle pinna üle. Ja siis peaks üks pool nagu sirgu olema korralikult ja siis saab selle plaadi teistpidi keerata ja siis selle freesitud pinna saab otse vaakumi peale panna, kuna see külg on juba sirgu. Ja siis saab ka teise poole ära freesida ja siis ka paraja paksuse kohe teha. Et selline plaan, et ma siin ajan selle kuumaliimi püstoli kuumaks ja liimin ta siia kinni ära. Et üritaks selle asja ära liimida. Ma siia ühe kõrgema nurga alla panin ka väikse tüki alumiiniumi, et hetkel on ta siukene päris tummine siin, ei kõigu. Ja paneks nüüd seda liimi. Mul pole tegelikult õrna aimugi palju seda panna. Ma niimoodi umbes panen, et pärast oleks ka seda mõistlik siit lahti saada. Et ma lasen ta korralikult liimil maha jahtuda ja siis ma proovin, kui kõvasti ta kinni on siin. Ma usun, et nii on päris hea. Et hoiab päris hästi kinni ja saame väikse laupfreesiga pinna üle freesida. Et siin väga suuri lõike jõudusi ei teki, aga võtame väikeste kihtide haaval ja vaatame, mis saama hakkab. No nii, esimene operatsioon see tehtud, et pind on nüüd kõik üle freesitud ja peaks nüüd sirge olema teoreetiliselt. Ma loodan, et on ka. Aga nüüd tuleb see mahakond siit alumiiniumplaadi pealt kuidagi kätte saada. Et ma üritan seda nüüd kangutama hakata. Nii lihtsalt ta lahti tuligi. Kuna see alumiiniumplaat on külm, siis liim on ka siuke hästi abras. Et ta tegelikult tuleb suhteliselt hästi ära, kui see liim on nagu külm. Nii, ma freesisin mõlemad pinnad ära. Pinna viimistlus oli väga hea, et see tera, millega ma lõikasin, tegi väga head tööd. Probleem on aga endiselt olemas.
seda on küll natuke vähem kui enne, aga see endiselt eksisteerib. No seda kaamera peal väga ei ole näha, vahe käega ei saa seda väga hästi näidata ka. Aga see on endiselt olemas. Aga ma arvan, et ma rohkem ei viitsi seda üle freesida mõlemalt poolt. Et ma jätan ta praegu nii, nagu ta on. Võib-olla ma seda painde asja üldse mõtlen üle, et kui ma siit lõikan mingi 20 centimeetrise jupi, siis võib-olla see paine ei jää üldse nähagi ega midagi. Et ma lõikan siit need tükid välja ja siis vaatan, kui kokku sobivusega mingi probleem tekib, siis proovib uuesti üle freesida need pinnad. Et äkki teinekord läheb paremini. Aga nüüd ma lähen natuke timmin neid programme ja siis proovime välja lõigata. Nii, ma jõudsin nüüd nii kaugele, et ma sain mõlemad välja lõigatud. Et oli väga palju edasi tagasi jooksmist pingi ja arvuti vahel. Et põhimõtteliselt tuli täitsa hästi välja. Et kuskilt ta mingit servasi üles ei hakanud kakkuma. Et siin all servas natukene on väike serv, aga selle lihvib ära. Magnet sobib ka väga hästi sinna sisse. Ja see kaan läheb ka siia üli hästi nagu siia peale, et ei ole mingit loksu ega midagi. Et sükene näeb ta hetkel välja. Ja üks probleem, mis tekkis disainimisel siis, on see, et selle pliiatsi süvis ei saanud piisavalt sügav, ehk siis see pliiatsi istu sinna piisavalt sügavale sisse ja see kaan ei lähe peale. Ehk kuskil tekkis mingi error mul, et ma pean seda veel uurima. Aga sükene ta põhimõtteliselt on. Et tuleb veits vigade parandusi teha. Ja siis lõikan uuesti välja ja siis ma näitan seda lõpptulemust ka. Nii, ma natuke näitan ka seda arvutipoolsemat teemat, et kuidas see käed ja kämm käib kokkuvõtvalt. Et kogu see projekt siis saab alguse CAD-ist ehk siis Computer Aided Design, mis on eesti keeles reaalprojekteerimine või 3D modelleerimine. Ja hetkel on mul siin ees siis 2 detaili koost, kus on siis hea vaadata, kuidas need 2 detaili omavahel kokku sobivad, et ei tekiks mingeid olukordi, kus näiteks ühe detaili mingi koht lõikub teise detailiga või näiteks mõõta, et mis selle projekti juures oligi oluline, et saab mõõta näiteks, et valid selle ristlõike ja siis saab mõõta, kui sügav see pliiatsisoon lõpuks siis jääb, et mis see vahe nagu on, et kas see pliiats mahub siia vahele või ei mahu, et siis saab vajadusel muudatused nagu sisse viia. Et siuke lugu sellega, et ma võtan selle ühe detaili lahti ja siis siin vasakul on siis näha kõik need asjad, mis ma olen siia nagu teinud juurde. Et alguse siis saab põhimõtteliselt tavalisest sketšist, kus on siis need mõõtmed. Ja siis tuleb siuke klots. Siis lisasin pliiatsi süvise, siis nurgaraadiused, selle kaane astme siia, astmele faasi, siis magnetipesad, pliiatsi otsa süvise tegin ühele poole, mille ma siis peegeldasin ka teisele poole. Siis alumise kontuuri faas ja siis pliiatsi faas. Et mis selle CAD programmi juures just nagu hea on see, et kui on vaja nagu mingit asja muuta, siis on seda väga lihtne teha, et näiteks, ma ei tea, paksust on vaja muuta, siis saab kohe panna siia näiteks, ma ei tea, 20, et siis ta uuendab selle ära. Ja siis, kui minna tagasi siia koostu juurde, et siis ta uuendab siin ka ära. Et siis on nagu hea ikkagi vaadata, kuidas nagu see üks detail teiste detailidega omavahel siis kokku sobib, isegi nagu peale muudatusi. Et vahepeal, kui midagi muuta, siis võivad ka mingid teised asjad nagu muutuda ja
midagi pärast äkki ei sobi. Et põhimõtteliselt, kui CAD-iga on ühel pool, siis tuleb võtta need mudelid ja minna CAM-programmi. Mina kasutan selleks Fusion 360. Et CAM on siis Computer Aided Manufacturing ehk arvutipõhine tootmine. Fusion on selle jaoks nagu minu arust kõige parem, vähemalt nende asjade jaoks, mis mina olen teinud siiamaani. Fusionis saab tegelikult ka seda 3D modelleerimist teha, aga kuna ma olen SolidWorksiga rohkem harjunud, siis ma teen seda seal ja CAM-i poolt teen siis siin. Võtangi need valmis mudelid, toon need siia ja siis tuleb siin need tööriistarajad nagu teha. Et siin vasakul pool on siis selle esimese operatsiooni kõik tööriistarajad näha. Neid kõiki saab vajadusel muuta, kiiruseid ja kui palju ta korraga lõikab ja kui sügavale ja kõiki nagu asju saab nagu ise valida ja muuta ja timmida. Ja siis, mis siin just hea on see, et saab seda simulatsiooni vaadata, et kuidas see asi nagu siis toimima hakkab. Et see must osa on siin siis frees ja see alumine on materjal. Siin on nagu hästi näha, et mis siin nagu toimima hakkab, et on see paksusesse freesimine, siis on see astme viimistlus, siis on kontuuri viimistlus, siis on see pliiatsi süvise viimistlus, siis need taskud ja taskute viimistlus, siis magnetite avad, 2 tükki, siis need faasid ja siis lõpus on lahtilõige. Et see siis on niimoodi, et lõikab läbi ja jätab otstesse need 2 naga, mis hoiavad seda väiksemat detaili, suuremat detaili küljes kinni. Et vaakum üldjuhul nii väikest detaili ei suuda kinni hoida, kuna need lõikejõud ikkagi on piisavalt suured, et kui nagasi ei jäta, siis ta tõmbab selle detaili lihtsalt lõpus lahti ja võib mingid kriimud või märgid nagu peale jätta. Et võib selle detaili lihtsalt ära rikkuda väga lihtsalt. Et lihtsam on need nagad külge jätta. Ja põhimõtteliselt sama lugu on ka selle kaanega, et siin kõik operatsioonid näha ja siukene ta põhimõtteliselt on. Ja siis, kui need tööriistarajad on olemas kõik, siis saab nagu need postprotsessida, ehk siis see programm nii-öelda muudab need tööriistarajad G-koodiks, mis siis on nagu CNC freespingile mõistetav. Et G-kood siis põhimõtteliselt koosneb lihtsalt koordinaatidest ja kiirustest, ehk siis kuidas see frees nagu seal liikuma peaks. Et siuksed lood on siis sellega. Aga jah, siukene oli see CAD-i ja CAM-i pool. Et siukene suhteliselt huvitav värk on see minu arust. Aga jah. No nii, kätte on jõudnud siis 3. päeva õhtu. Et olen siin selle projektiga ühele poole saanud. Et kokkuvõtvalt, mis ma siis ära tegin vahepeal. Et eile ma filmisin ka natukene, aga vist rääkida midagi ei jõudnud, et siis räägin siin videos. Et siis muutsin natuke disaini, tegin selle alumise otsa natukene paksemaks võrreldes siis selle kaanega, et siis oleks lihtsam eristada, et kumb on kumb lahti tegemisel siis just. Siis esialgsel tükil oli need sõrmesooned olid selle alumise tüki küljes, aga lõplikul versioonil ma panin need hoopis kaane külge, et tundus sõrmedele nagu natukene loogilisem. Siis alumisele tükile panin siia mõlemasse otsa need süvised ja siis kaane peale tegin ka siukse soone, mis siis hoiab seda pliiatsit siin, et see pliiats kuhugi minema ei veereks laua peal näiteks. Ja siis magnetid mõlemas otsas, nii kaane kui selle alumise tüki küljes ja need hoiavad päris hästi kinni seda. Ja siis pliiatsi süvisele lisasin need faasid siia servadesse, siuksed suuremad veits. Ja siis mõlema tüki servadesse tegin samamoodi väiksed faasid, et oleks sõrmedel natukene parem katsuda seda karbikest. Et ei oleks mingit teravaid servasi kuskil. Et siis on nagu siuke premium tunne veits. Eile ma siis lõikasin need 2 tükki välja. Rohkem ma eile midagi teha ei jõudnudki peale disainimise ja väljalõikamise siis. Ja siis täna võtsin ma ette abimaterjaliks ühe CEM-i plaadi,
kuhu sisse ma tegin siis väliskontuuri järgi niisuguse täpse tasku, täpse asukohaga, et siis teisi külgi freesida. Ehk siis alumisel tükil oli ainult see välimine faas ja kaane detailil oli vaja siis samamoodi see serva faas teha ja siis see soon siia keskele. Siis ma natuke lihvisin neid ja õlitasin ja siis jälle natuke lihvisin ja õlitasin uuesti. Ja selline sai see lõppviimistlus, et ta on selline poolmatt ja sile käega katsudes, et kuskil ei ole mingit teravaid servasi ega pindusi ega midagi sellist, et see on niisugune nagu päris niisugune nagu korralik mõnus tükk on nagu. Ja mahakonna vist niisugune puit ka, et detail ise on küll nagu suhteliselt õhuke ja väga kerge, aga ta tundub nagu suhteliselt tugev. Et ei pea muretsema selle pärast, et ta, ma ei tea, pooleks läheb või midagi sellist. Et ta on niisugune päris hea. Et niisugune ta sai. Pliiats istub siia sisse väga hästi. Niisuguse minimaalse loksuga mõlemad pidi. Nii edasi kui tagasi. Küljelt küljele ka. Ja välja siis saab selle võtta niimoodi, et vajutad siia otsa peale. Tuleb välja. Ja väga lihtne. Et jah, niisugune ta on. Lõpptulemus jäi minu arust päris hea. Et siin väike defekt on siin nurgas või servas. Ühe koha pealt pidi väikse tüki nagu välja lööma, aga noh, see on niisugune puidu puhul on suht raske seda nagu ära hoida. Aga jah, selline see projekt sai ja ma ei tea, järgmise videoni siis vist.